aitäh teile kõikidele, kes siia tulite ja mida Jaak palus mulle käsitleda, on ekspeditsioon, mida tegime 17. aastal kahekesi. Olime mina ja veel üks udmurti folklorist, Nikolai Anisimov. Ja ma ütleks, et see on selline praktiliselt ideaalne meeskond, sellepärast, et on vanem naine ja noor mees. Selles mõttes mõlemad sood on esindatud ja näete hiljem, et see on päris oluline. Mõlemad sood on esindatud ja mõlemad vanused on esindatud. Me käisime Tatarstani udmurtide juurde, siis ma nimetasin seda rituaalne nädal. Tegelikult seal need rituaalseid nädalaid on mitu. Aga on üks eriti intensiivne nädal, see on see nädal, mis eelneb ortodoksi lihavõtted. Mitte see, et inimesed oleksid õigeusulised, aga traditsiooniliselt langeb kokku selle ortodoksi lihavõtted, mis 17. aastal langes ka kokku meie lihavõttedega. Need kevad rituaalid ja nädal, mis toimub enne, konkreetsemalt neljapäeval ja siis pühapäeval toimuvad väga huvitavad rituaalid. Ja meid kutsuti sinna. Nikolai Anisim on väga tuntud inimene Udmurtimaal ja udmurtide juures üldiselt sellepärast, et tema on laulja. Ta laulab udmurti keeles ja ta on väga armastatud, eriti külades, sest ta laulab rahvalikke laule, isegi kui nad on tema enda tehtud, tema enda sõnadega, tema enda viisidega, nad on rahvalikud. Ja siis meid kutsuti lausa, et tulge tagasi siia järgmisel aastal, sellel nädalal. Ja siis sellest nädalastki ma räägin teile. Aga eelkõige natuke geograafiat. Näete, siin see on üks väga huvitav kaart udmurti etnograafiliste gruppidega. Tavaliselt täpsustame, et see on nagu tinglik kaart, sellepärast, et oleks vaja väga konkreetseid uuringuid selleks, et täpsustada täpselt, milliste nähtuste piirid on. Aga ütleme, laias laastus see kindlasti peab paika, et on siis roosa värviga on siis need põhjaudmurdid, kollases need keskudmurdid ja sinise värviga need lõunaudmurdid. Nüüd, nagu näete, lõunaudmurdid haaravad endasse ka see osa, mis on Tatarstani enklaav Udmurtimaa territooriumisse. Ja see nende sinise alale elavate inimeste kultuur on väga sarnane ja just parasjagu on Nikolai siit pärit, nii et ta on lõunaudmurt, nii et tema ja see on ka see teine põhjus, mille pärast meie meeskond oli tõesti väga hea meeskond. Mina olen väljaspoolt, tema on seestpoolt. Ja nagu näete, ma mainin, vahepeal see oli väga oluline, sellepärast me saime mingeid infosid, mida tavaliselt väljaspoolt tulnud inimestele ei jagata. Ja siis ma lihtsalt lisan väga kiiresti, et pruuni värvis on need Vjatka tagused udmurtid, mis elavad erinevates administratiivsetes
üksikutest Mariellis, Kirovi oblastis ja Tatarstanis ja seal, kus mina olen teinud kõige rohkem välitööd, eriti palju Liivo Niglasega, kes istub seal tagasihoidlikult. Siin see roheline ala Baškortostanist on ida-udmurtid, ka oma tagused udmurtid, mis on suutnud säilitada nende traditsioonilist usu. Nüüd see Tatarstani külas, kus me käisime tol ajal, 17. ajal, asu umbes siin ja see on nimetatud mõnede udmurti uurijate poolt Udmurti Mekka. Miks Udmurti Mekka? Sellepärast, et siin on nii palju säilinud, mis Udmurtimaal on täiesti kadunud. Ja uurijad on regulaarselt käinud ja kogunud andmeid, sellepärast, et seal on tõesti selliseid unikaalseid nähtusi. Seal udmurdid ise ütlevad seal, et nad on suutnud neid säilitada, sellepärast, et neil olid tatarlastest ülemused, mitte venelased. Ja need tatarlased jätsid neid rahule. Vähemalt minu kogemus oleks see, et aladel, kus elavad venelased, on kuidas ma nüüd seda viisakalt väljendan. Nad on muidugi arrogantsed, nad arvavad, et nad on kõikidest üle, aga nad ei ole nii enesekindlad, et nad ei peaks rõhutama teisi, peab lõmastama teisi, et maksma panna seda, et me oleme ikkagi kõikidest üle. Tatarlased on ka arrogantsed, ka nemad teavad, et nad on teistest üle, aga nad teavad seda. Ei ole vaja teisi lõmastada. Nii et selles mõttes on mugavam elada nende kõrval, kes ei püüa kogu aeg sind alavääristada. Ja seda ütlesid need Värklid Vodja, udmurd seda ütlevad ka sageli need Baškortostani udmurdid. Ja nõnda, kuidas need kogukonnad tekkisid, see on päris oluline vähemalt nende enese kuvandis. Nemad põgenesid ristiusustamise eest. Nüüd, mina päriselt ei usu, et nad ainult ristiusustamise eest põgenesid. Nad põgenesid keeruliste olukordade eest. Seal oli olnud sõda, venelased olid tulnud sõjaväega, ega selline olukord ei ole kunagi meeldiv. Ja olid mingid maksud ja ütleme, need koormed olid palju. Aga mis on jäänud inimestele meelde, on see, et püüti neid risti usustada. Ja see on jäänud siiamaani. Ja paljud on siis nii Udmurtimaalt kui mujalt, kui Mordvalt või Tšuvašiast on põgenenud. Ja nad on põgenenud itta. Nad on põgenenud moslemi keskkonda, mis oli teatavasti palju tolerantsem kui kristlased, mis ei püüdnud pöörata neid islamisse. Ja nõnda põgenesid paljud perede kaupa, aga isegi külade kaupa. Ja on teada neid Värklid Vodja inimesed Vodja klannist. Nad tulid Lõuna-Udmurtimaalt ja nad otsisid kohta, kus asuda, elama asuda.
ja nad leidsid selles külas ja elasid seal edasi. Samamoodi tegelikult tekkisid need asustused, rohelised asustused. Baškortostani Kamatagu taga. Kamatagused udmurdid. Seal on ka väga palju marilasi. Aleksei on seal filminud ja tunneb neid hästi ja seal oli 200 000 marilast, 20 000 udmurd. Ja see muidugi on võimaldatud neil säilitada oma usku. Usk ei ole väga hea sõna, sest ta on nagu väga kristluse markeeritud. Aga oma usundid, oma maailmavaated ja mis ei tähenda, et see ei oleks muutunud. Aga ta lihtsalt ei ole sunnitud ta muutuma. Nii et ei ole õige öelda, et udmurdid seal käituvad nagu käitusid nad 300 aastat tagasi. Sest rituaalid, arusaamad on tasapisi ka muutunud ja arenenud. Aga keegi ei ole sundinud neid muutuma. Ja siis räägime sellest rituaalsest nädalast ja võib-olla natuke enne nendes inimestes, kelle kaudu me selle kohta teame. Ja meil Eestis on Aadu Lintrop, kes oli Lennart Mere operaator, nagu ühel pildil on siin näha, ja kes oli nii vaimustatud sellest udmurdi religioossest praktikast, mida ta sai näha, et ta lausa kirjutas väitekirja selle kohta. Väitekirja on avaldatud, see ongi selline raamat, udmurdi usundi peamised tunnusjooned 19. ja 20. sajandil. Ja selle raamatu umbes 1/3 on pühendatud Vartlevodja külale. Ja ma arvan, et see põhjus, mille pärast mind kutsuti sinna on selle pärast, et ma ütlesin, ma toon neile selle raamatut, sest nendeni see ei olnud jõudnud. Ja seal on igasugused pildid nende sugulaste, nende surnud vanemate kohta. Nii et Aado on olnud tunnistaja selles rituaalses nädalas ja me oleme väga palju võrrelnud temaga. On veel üks oluline inimene, kes on sellest külast pärit. Ta nimi on Lev Vahidov ja ta on filmimees, kes on teinud palju filme. Kes on teinud palju filme just oma külast ja oma külarituaalidest. Nii et Vartlevodja on kuidagi tuntud Udmurtimaal ja Venemaal tänu Lev Vahidovi tööle. Ja siin ma näitan teile meie peamised informandid. Oleg ja Ljuba Mihhailovit, kes meid majutasid, aga Oleg on ka noor ohvripapp. Nii et temaga oli eriti huvitav töötada. Ja siin on nagu tema pere. Miks see pere oli ka väga põnev on see, et nende rituaalide hulgast, mis nädal enne lihavõtted toimuvad, on noorte initsiatsioonirituaalid, mis ei ela mitte kusagil mujal. Udmurtimaal on täiesti kadunud. Aga seal Vartlevodjas nad on väga populaarsed, nad toimivad siiamaani. Poisid neljapäeval, tüdrukud pühapäeval ja kui Aadu Lintrop käis Vartlevodjas 1993. aastal, Olegi naine Ljuba oli üks initsieeritutest. Ja kui meie käisime, tema tütar Nastja oli üks initsieeritutest, nii et meil on kogemus, kuidas ema ja tütar initsieerusid. Ljuba ema Olga teab väga palju, sest ta mees oli ka ohvripapp
ja tema tütar on ka siin. Ja teine pere, kes meid väga aitas, on ühe tegev vanema ohvri papir Juriku oma, kes on siin oma pojaga ja tema abikaasa Zoja oli kindlasti üks minu jaoks väga oluline informant, väga peenetundeline murdinaine. Need olid ka meie jaoks väga olulised Invožoo lauljad, need on selle küla folklooriansambel, mida juhib Natasha koos oma abikaasaga Viktori, kes olid nagu kogu aeg meiega ja kogu aeg toetasid meid ja need on need pered, kelle juures me kogusime andmeid. Aga siis käisime ka erinevate külanaiste juurde, lindistasime neid siin, Nikolai Anisimov küsitleb, muidugi tema küsitleb neid mitte ainult murdi keeles, vaid nende murdes, nende kohalikus murdes, nii et see on eriti efektiivne. Ja siin oli ka tema sugulane Olga, kes võttis meid väga soojalt vastu, nagu pildis on näha. Nii, aga siis võtame need rituaalid ükshaaval kätte ja esimene erukaron, no see tähendab lärmi tegemise laias laastus, vähemalt niimoodi on seda tõlgendatud ja see ongi poiste initsieerimisrituaal. Kogunevad 6.–7. klassi poisid, kes on siis 15–16 aastased. Mõned võivad ka 2 korda käia, siis nad aitavad nooremat. Sel päeval nad koolis ei käi, ega see õpetajatele ei meeldi, aga koolis ei käi. Ja see päev möödub niimoodi, et nad kõik riietuvad, nagu näha siin pildil. Praegu kell on 7 hommikul. Nad on valgetes põlledes ja neil on ämbrid käes. Ja nad käivad kogu küla läbi ja koguvad aineid, mis on vajalikud, et teha rituaalset putru. Ehk vilja, liha või ka mune, tavaliselt nad kasutavad munad, et ise toituda sel päeval. Ja liha nad koguvad ükskõik mis liha, aga erinevates ämbrites. Selles mõttes, et kõige pühalikum puder on tehtud lambaliha ja loomalihast. Aga nad koguvad ka sealiha ja kanaliha, mis läheb teisesse pudru sisse. Sest no teatavasti sealiha peetakse ebapuhtana ja kanaliha on spetsialiseeritud surnute auks rituaalidele. Nii et teistele rituaalidele seda päriselt ei kasutada, aga kuna tuleb toita terve küla, siis ikkagi on üks selline puder, kus nad käivad. Ja siis poisid käivad läbi. Kõikides majades neid oodatakse ja siis näete mõned pildid. Ado Lindrup käis 1993. aastal, see oli Eesti Rahva Muuseumi ja Udmurti etnograafia muuseumi ühine ekspeditsioon ja ta ka pildistas ja filmis. Nii et läbisegi näete 17. aastal ja 93. aasta pildid ja näete, et tegelikult see järjepidevus on silmanähtav. No näete siin
võib-olla, mis on natukene muutunud, on see, et tänavad on natuke vähem mudased, on natuke rohkem korda tehtud. Aga tegelikult nad on riietatud täpselt samamoodi ja mida nad teevad, on täpselt sama. Nii et siin nad tulevad majast välja, niimoodi anti neile, niimoodi antakse ka nüüd võidja. Ja kõik on neil valmis tehtud, kui inimesed ootavad neid poisse. Ja noh, see on vahepeal kogutud võid, liha, erinevat tüüpi liha, vilja ja rasva. Ja selline nägi välja see küla 1993. aastal ja samas kohas selline nägi ta välja aprillis 17. aastal. Nüüd poisid lähevad kuhugi tavaliselt ühe nende emade juures, lähevad sinna sööma ja siis lähevad kõik siia, see on üks püha koht, kus ülejäänud tegevus hakkab toimuma. Nüüd see ülejäänud tegevus on põhimõtteliselt keelatud naistele. Nii et selles mõttes oli väga oluline, et meie meeskonnas ei olnud mina üksi, sest oleks olnud väga ebaviisakas, kui mina oleks sinna läinud. Aga mina jäin koos ohvripappidega ja Nikolai oli poistega ja oli lõpuni ja sai kõike dokumenteerida. Nii et see on see püha koht. Muidugi 17. aastal hobusega ei mindud sinna. Aga näete, see püha koht on selle taara maha langenud taara ees, see oli vanasti ka üks püha koht, üks keremeti koht. Seda ei kasutada väga, ei ole kasutatud väga ammu, seda ei puudutata, seda lihtsalt laguneb. Aga selle ees toimub see rituaal. Siin on toodud kõik neid tooreaineid ja siis hakatakse putru tegema suurde kataldes ja siis valmistatakse ka natuke mune endale, tuuakse külast vette, sama tegevus 93. aastal. See poiss, kes on siin keskel, on juba eelmisel aastal käinud, 16. aastal käinud, tema natukene on aasta vanem ja siis ta aitab teisi teada, mida tegema peab. Nii, tead omletti endale ja paralleelselt pudru tegemisega teised poisid ehitavad onni. No, nii oli 93. aastal, nii oli 17. aastal. See on siis onn, mida kaetakse õlgedega, tehakse ka uks. Ja vähemalt 17. aastal oli niimoodi, et kui ohvripapp tuli, ta läks sinna sisse ja sinna sisse olid poisid toonud oma tehtud samaka. Mis tähendab, et kui ohvripäevad välja tulid, nad olid püsisid püsti, aga oli tunda, et oli olnud seal lõbus.
väga vähe ruumi on. Ja siis inimesed on toonud oma nõusid, pannud neid siia ja tasapisi hakatakse neid täitma selle pudruga, nagu siin näha. Tema on ohvripappi. Siin kogunevad põhimõtteliselt mehed. On teada, et kunagi mõned emad läksid ka ja seda on näha siin, mis on tegelikult väga imelik, sest põhimõtteliselt ei tohiks. Aga kui meie olime, seal ei olnud enam kedagi, näete, siin olid kõik küla mehed ja poisid ja ilmselt siin olid neid initsieeritud vähe, ilmselt 4-5 tükki. Meil oli neid 8, 9 isegi. Paljud inimesed, kes ei ela enam selles külas, tulevad spetsiaalselt oma poegadega, et pojad osaleksid selle initsiatsiooni, sest tundub, et kõik külas on seda teinud. Nii et see on mingi täiesti elus rituaal ja me oleme küsinud poiste käest, et kuhu te mõtlete elada, kas te jääte siia külla? Ja need 2 poissi, keda me küsitlesime, ütlesid ei, me elame linna elama. Aga nad kavatsevad tuua oma poegi. Nii et selles mõttes on nende jaoks emotsionaalselt vist väga oluline. On üks palve, vaikne palve, sellepärast, et me teame, et kunagi räägiti valjusti, aga nüüd seda enam ei tehta. See on üks see pild, ka seesama palve, ühesõnaga need ohvripapid teevad mingi liigutused ja inimesed jälgivad ja kui nad kummardavad, inimesed kummarduvad ka. See on see viis. Oleg on meile öelnud, et tema tahaks midagi muuta nendes kommetes, ta tahaks, et preestrid, ohvripapid palvetaksid valjusti, et inimesed teaksid, mida nad paluvad ja kuidas nad pöörduvad jumalustele, ei tea, kas ta on midagi selles suunas teinud, aga see oli tema kindel mõte. Ja siis onni põletatakse maha. Ja see rituaal lõpeb sellise väga ilusa vaatepildi. Tegi Nikolai, mis valgustab kõike ja mis ilmselt sümboliseerib kevade tulek ja põletatakse maha, hävitatakse kõike seda paha, mis on kogunenud talve jooksul. Ja siis lõpuks muidugi pestakse kõik need katled ja kõik need nõusid ja minnakse koju. Minnakse koju, see on väga oluline, sellepärast, et kodus ei ole lõppenud, ei ole päev lõppenud. On siis teine rituaal, mis toimub samal päeval, mille nimi on Shaitan Uljan, mis tähendab, et aetakse minema kurjasid vaime. Ja see, kui see initsiatsioon on ainult Valklet Bodja omapära, Shaitan Uljan on kogu Udmurtiala. Lihtsalt vahel on 4 päeva õhtul, vahel on 3 päeva õhtul. Aga kõik sel perioodil on kurjad vaimud eriti aktiivsed. Nii et peab neid ära ajama ja seda tehakse perede kaupa. Nüüd see ei ole alati olnud nii. Teame, et võib-olla 40-50 aastat tagasi
kogu küla tegi seda, et Erukarooni ajal tehti palju lärmi selleks, et juba ehmatada need kurjasid vaime, et siis need 2 rituaali olid seotud. Tänapäeval on nad, funktsioneerivad nad täiesti eraldi ja Shaitan-Uljand funktsioneerib perede kaupa. Ja me olime 2 peres. Me olime Olegi peres. Näete, et ukse peal on need kadaka oksad. Need kadaka oksad ongi see kaitse nende kurjade vaimude eest. Ja sel õhtul kogutakse neid, põletatakse neid, pannakse uusi asemel ja nende vanadega suitsetatakse eluruume ja hoovi, et ta oleks nendest vaimudest vaba. Ja samas tehakse ka lärmi. Tehakse lärmi, on alati olemas kellelgi püssid ja pannakse padrunite sisse paberit ja siis tulistatakse. Nii, siin ahju suus on labidas koos nende vanade kadaka ostega, neid hakatakse põletama. Vot siin Oleg paneb neid põlema, põhimõtteliselt kogu pere koguneb, väike laps ka. Ja siis ta käib ringi terve kodus, ta tegi seda väikse Polinaga, hoidis ühe käega Polinad ja teise käega seda labidat ja siis ta suitsetas ka laua all, voodi all, nendes kohtades, kus kurjad vaimud võivad peituda inimeste eest. Siis ta käis nagu terve korterid läbi ja läks hoovi. Ja läks hoovi ja siis ta tulistas hoovis ja põhimõtteliselt sellega see rituaal lõpeb. Nüüd Rjurik elab 2 maja edasi Olegilt, nii et siis läksime tema juurde ja tema tegi seda sama. Siin on need kadakaoksad ja ta on valmis neid põlema panema. Nagu näete Nikolai filmis, me tegime nendes rituaalides filmikesi, mis on ühes raamatus, mida me andsime välja kirjandusmuuseumis. Ja kus tulevad välja päris huvitavaid asju, millest ma pärast räägin. Nii, siis neid põletatakse, ka Rjurik käis igal pool ja läks hoovi. See oli suhteliselt huvitatud, oli öö ja ei olnud mugav pildistada, aga Rjurik tegi veel midagi, mis oli huvitav. Ehk ta läks õunapuu juurde ja raputas õunapuud ja ta ütles, et sa oled siiamaani tubli olnud, siis ole veel ja anna meile palju õunu. Sest kevad tuleb, nüüd on nagu sinu aeg. Nüüd järgmine päev ja ülejärgmine päev on rahulikud, ei ole mingid rituaalid ja siis tuleb see pühapäev, mis õigeusklikel oli liha võtta, sel aastal oli ka lääne inimestel liha võtta, aga neil on see, mida inimesed nimetavad akashka. Akashka tegelikult on palju laiem mõiste, kui seda Verklet-Vodja elanikud väljendavad. Sellepärast, et akashka on kogu selle perioodi pidustused. Aga Verklet-Vodja elanike jaoks tänapäeval nad nimetavad akashkaad tüdrukute initsieerimine. Ja
ka veel mõned pildid külast 93. aastast. Tüdrukud panevad kõige paremini riidesi, kui nad saavad ja saavad oma emadelt igasuguseid ehtesid. Nad peavad tingimata selga panema midagi uut. Kas sokid või pidi olema midagi tingimata, mis ei olnud enne kantud. Ja siis nad käivad, täpselt samamoodi, nad käivad küla läbi ja saavad täpselt samasuguseid asju. Nii et näete, 70. aastal siin oli neid 6 või 7, lähevad ühest majast teise. Ja neid oli 7 ja see siin oli Nastja Ljuba tütar. Siis me saime filmida ka tütre initsieerimine. No mis see initsieerimine annab? Nii poistele kui tüdrukutele, kui nad on initsieeritud, neid peetakse täiskasvanuks. See tähendab, et nii mehed kui tüdrukud võivad abielluda, võivad luua pere. Mehed võivad hakata abistama rituaalidel. Nad võivad hakata aktiivseks religioossel alal. Nii et, aga need 2 rituaali on mingil määral sarnased ja mingil määral erinevad. Seda me näeme ka, mida tüdrukud on pool päeva jooksul kogunenud. Ja siis nad tulid just meie juurde selles mõttes, et juba koju ei olegi koju ja tehakse neile udmoodi pankooke, tabanje. Näete, kuidas tehakse ahjus neid. Ja pakutakse neile süüa, et tüdrukutel oleks jõudu tervele päevale. Ja siis nad lähevad oma pühale kohale, mis ei ole sama kui poiste oma. Ja näete, see püha koht on siin nende puude juures, aga tuli päris sügava lume läbi kõndida. No, seda lund ei olnud nii palju 93. aastal. Aga siin toimub üks väga oluline erinevus. Nimelt poisid tegid ise oma putru. Aga tüdrukud ei tee oma putru ise. Poisid, kes olid initsieeritud paar päeva enne, tegid tüdrukutele seda putru. Ma arvan, et see markeerib seda rituaalset omapära. Terve elu hakkavad need tüdrukud putru tegema. See on ju nende sooliselt määratud ülesandeks külaühiskonnas, nad teevad süüa. Aga rituaalselt see muutub poiste ülesandeks. Ja siit tüdrukud istuvad, seisavad ringi, liikuvad ringi, aga poisid teevad neile putru. See on selline põhierinevus nendes rituaalides. Nüüd siin näete, kõik istutakse, 70. aastal hobust ei olnud. Ja siis tasapisi inimesed tulevad, kogunevad ja sinna koguneb nüüd terve küla. Nii mehed kui naised. On ka tüdrukutel midagi teha, siin Nastja paneb raha rätiku peale. Küla inimesed tulevad
Ja siis toimub nagu samamoodi palve, aga nüüd on selle taga nii mehed kui naised. Et päris palju rahvast on. Ja pärast jagatakse putru ja väga oluline jagatakse nüüd tüdrukud jagavad oma emade tehtud samaga ja jagavad kõikidele. Ja nemad ise esimest korda lubatakse juua, aga nad tavaliselt väga ei taha liialdada. Nii jagatakse putru ja süüakse putru pereringis, selles mõttes on üks kaus pere jaoks ja mitu lusikat ja süüakse samast kausist. Ja siis muidugi pesta tuleb need katlaid ja seda teevad ka poisid. Nüüd seesama pühapäev on keeruline päev või väga rikkalik päev, sellepärast et on hommikust saadik see rituaal tüdrukutega. Tegelikult varem see rituaal toimus esmaspäeval, aga tundub, et kooliõpetajad olid nii tigedad, et nad võitsid, et see rituaal siirduti pühapäeva peale. Sest aitab küll, et poisid neljapäeval ei tule kooli, aga nüüd tüdrukud ka. Aga see samal pühapäeval oli teine rituaal ette nähtud, mis ei ole külarituaal selles mõttes, et see ei ole selline rituaal, kus küla käib koos. See on üks võiks öelda pererituaal. Udmurti ühiskond oli, ma ei julge öelda, et on, sellepärast, et seda teatakse, aga see institutsioon on ununemas, jaguneb klännidesse. Mõned inimesed teavad, mis nende klänne on. Need kõige teadlikumad, paljud ei tea enam ja seda kirjutati juba 30. aastatel. Aga seest on mõned sugulusgrupid, mis on täiesti aktiivsed ja Udmurtimaal ja Lõuna-Udmurtide juures üks nendest on see, mida nimetatakse Boljak. Boljak on isapoolne suhteliselt väike sugulusgruppi, kus on võib-olla 10 peret. Ja see pühapäevane teine rituaal, Võšnerge, mis tähendab palvuse tseremoonia, sõna-sõnalt, on mõeldud, et tugevdada neid sidemeid. See tähendab, et boljakid saavad kokku. Kui naine abiellub, ta kohe läheb üle oma mehe boljaki. Enam tema isa, sugulased enam ei loe. Ja siis need ühe boljaki pered kogunevad kõik ühtede juures. Nad teevad puttu, perenaine teeb puttu. Peremees palvetab õues ja siis kõik söövad selle putru, laulavad nende boljaki laulu ja lähevad järgmise pere juurde, mis tähendab, et perenaised tegelikult on hommikust saadik valmistanud neid putrud, et olla valmis. Ja ühesõnaga niimoodi käiakse kõikide boljaki peredes läbi. Ja see toimub samal ajal, kui toimub see tüdrukute initsiatsioon. Nii et mingil hetkel kõik katkestavad seda ringi käimist ja lähevad tüdrukute juurde ja siis see asi jätkub. Nii et meie tegime samamoodi ja olime jälle
kahes peres, kahes Põljakis, Olegi Põljakis ja Rjuriku Põljakis. Need olid natukene erinevad. No siin on üks väike kogunemine 1993. aastal ja see oli Olegi Põljaki kogunemine, mis toimus Viktori juures. Viktori, kes on selle klubi juhataja Natasha mees, nad kõik kuuluvad ühte Põljaki, nad on suhteliselt noored, neil on noored lapsed, on ka täitsa lapsed, kes osalesid ja kes olid ka kohal. Viktor läks õue palvetama selle pudruga, mida Natasha oli valmistanud. Ta palvetas nagu Ivarklet Voodjas ikka vaikselt ja siis tõi sinna tagasi putru. Noh, ma tegin selle pildi, et näha, et ei ole ainult putru, et on igasugused road, aga väga olulised on munaroad. Siin on kahed munaroad, sest muna on kevade sümbol. Siin ka näed neid munarooge. Ja siis õhtul läksime Rjuriku Põljaki juures ja Rjuriku Põljaki juures asjad käisid natuke teistmoodi. Ilmselt kõik on vanemad. Selles Põljakis oli 2 nooremat inimest, aga üldiselt olid nad 50-sed ja rohkem. Ja nendel ei ole see komme, et palvetada õues. Nemad palvetasid kodus. Ja siin on näha, Rjurik palvetab, tema meessugulased on tema taga ja naised on tagumises reas. Meie muidugi ei seisa seal, sest me ei ole osa nendest Põljakist. Me oleme aukülalised ja pärast seda, kui Rjurik on palvetanud, ta võtab oma vöö ära. Kus ma ütlesin, see on väga oluline, et Nikolai on Lõuna-Udmurt, on see, et Oleg ütles talle natukene häiritult, ütles talle, tead, no kindlasti teid kutsutakse lauda, aga ei ole hea, et võõrad istuvad lauda, enne kui esimesed Põljaki liikmed on lahkunud lauast. Nii et ikkagi ärge istuge lauda. Nad peavad teid kutsuma, sest külalis lahkus nõuab. Aga kui me kirjutasime seda ühte artiklisse, Ado Lindrov ütles, see on huvitav, seda ei olnud, kui mina seal olin. Talle ei öeldud. Mulle keegi ei oleks öelnud. Sest mina olen ikkagi võõras. Ja võõraste eest ikkagi külalislahkus on nagu esimene, on oluline. Aga kui on nagu oma poiss, kes räägib seda sama muret, olukord oli natuke teistmoodi, nii et meie pidasime kinni reeglitest ja me istusime laua taga ainult siis, kui esimesed olid lahkunud lauast. Siin istume, näeme, kuidas teised istuvad laua taga, need munaroad ja oli väga sõbralik laudkond. Minu jaoks oli huvitav märgata, et noor tüdruk siin ei katnud oma pea, põhimõtteliselt oleks pidanud, aga ilmselt kõik teised olid kaetud peaga ja ongi end of slideshow. Selles mõttes need on need rituaalid, mis toimuvad sel nädalal ja teatavasti meie see toimub samamoodi praegu ka. Me kirjutasime sellest raamatut
mis ilmus 21. aastal. Ja me mõtlesime välja seda raamatut niimoodi, et oli üks pikk tekst, mis seletab neid rituaale, mida me kirjutasime inglise keeles ja vene keeles. Selles mõttes me töötasime koos, Kolja ja mina, ja tema kirjutas vene keeles, mina inglise keeles ja leppisime kokku sisust. Ja panime sinna pilte, neid ja teisi. Panime sinna neid filme, mida me olime teinud. Ja mis oli huvitav ja oluline ühes nendes filmi, selle Võšnerje filmi kohta on see, et me lindistasime, kuidas inimesed räägivad laua taga. Ja mingil hetkel nad hakkasid meist rääkima. Arvates, et meie aru ei saa. Ja mina tol ajal aru ei saanud tõesti. Aga mida nad ütlesid, et nüüd vaatame, kas juhtub nagu alati. Et nad tulevad ja lähevad ja me mitte kunagi enam ei kuule nendest. Nii et nemad kartsid, et see juhtub täpselt samamoodi nagu alati. Ja siis muidugi, kui meie tõime neile tagasi seda raamatut, reaktsioonid olid väga-väga liigutatud, sest nad nägid iseennast. Nad nägid nii filmides, sest raamatute kaasa käivad DVD-d nende filmidega. Ja ma arvan, et väga oluline on see, et selles raamatus oli venekeelne tekst. Sellepärast nad nii teavad, mida meie räägime maailmale nendest. Ja ma arvan, et see on üks asi, mida väga tihti ei ole tehtud selles mõttes, et me kirjutame teaduslikke artikleid tavaliselt mitte vene keeles ja inimesed teavad, et me olime siin, et meil on midagi öelda, aga nad ei tea, mida me nendest räägime. Nii et mulle see žanr väga meeldib, mulle meeldib, pärast tegin ka Baškortostani mõttes samasuguse raamatud, et oleks see tekst vene keeles, et inimesed teaksid, et kuidas me neid taga räägime. Aga nad olid tõesti teadlikud ja väga tänulikud sellest. Ma arvan, et üks tund on täis vist peaaegu. See on rohkem ka rääkida. Nii, teeme siis Eevale sinna väikse aplausi. Aitäh. Väga tore ülevaade. Ma ei tea, kas on äkki küsimusi? Ja. Nii, Janno. Sellest te juba rääkisite, et miks mehed seda putru tegid. Aga miks naisi ei lastud pudru tegemise juurde? Mismoodi see on seletatud? No ma arvan eelkõige, et nemad ei seleta. Nemad ei seleta, nii on. Et esivanemad tegid nii. Ja see on see absoluutne üldine seletus, mida me saame alati. Nii et kõik seletused tulevad nagu meie mõtlemise. See on hüpotees. See on see, mida me arvame. Mina arvan, et just märgitakse sellist erinevust sakraalse tegevuse ja argitegevuse kohta. Ja argielus teevad naised. Sakraalses elus las naised ei tee. Tegelikult on veel üks küsimus, üks kogemus selle kohta. Palvetes Baškortostanis tegelevad ainult mehed. See on puhtalt meeste värk. See on meeste sotsialiseerimise võimalus, see on meeste tegevus, kõik mehed pesevad nõusid, puhastavad, teevad seda, mida nad alati teevad, ehk nad võtavad loomad maha ja puhastavad, aga kogu süüa tegemine on meeste värk. Välja arvatud ühes rajoonis. See on Kaltasõi rajoonis ja see on rajoon, mis on väga põnev, sellepärast, et me teame kõik sellest rajoonist, väga palju sellest rajoonist tänu Ürjo Vihman, kes seal käis 1894. aastal.
ta oli seal 1 kuu ja ta jättis väga palju andmeid. Nii et ta osales palvustel ja ta pildistas, mis on väga oluline. Ja siis tühjus. Me ei tea, mis juhtus Nõukogude ajal. Me ei tea, mis seal oli. Järgmine inimene, kes seal käis, on Kirsi Hafiis, Soome teadlane, noor teadlane, kes veetis seal 3 kuud 2008. aastal. Ja siis ta püüdis teada saada, mis oli vahepeal juhtunud. Ja ta sai teada, et olid palvused kuni 60. aastateni arvatavasti, aga keegi ei mäletanud enam. Siis, kui taheti alustada uuesti nende palvustega, ei olnud kohalikku traditsiooni teada. Oli teada, kuidas oli Vihmani ajal, kuigi ma ei ole kindel, et Venemaal seda teatati, sest need olid Soome arhiivides, nüüd teatakse, aga tol ajal ma arvan, et ei teatud. Ja siis määrati ametisse väga tore füüsikaõpetaja, kellel ei olnud ohvripapid oma peres, aga muid ei olnud. Ja tema võttis kätte ja siis ta mõtles, et aga siin käivad peamiselt palvustes käivad peamiselt naised. Mis õiguse ma keelan neil osale. Ja seal on naised abilised. See häirib teisi, kui nad on kõik koos, teiste rajoonid inimesed vaatavad need naisi täiesti vildu. Aga see Anatoli Garifulin seletas meile, nemad on siin aktiivsed, nemad tahavad, et need asjad toimusid. Kuidas mina neid keelan? Nii et need on need kogemused. Kas on veel küsimusi? Jah. Mind nagu natuke üllatas vaiki palvetamine, et see on see, ma ei ole etnoloog üldse, et see võib olla ka minu viga. Aga kas seda nüüd saab selle ajalooga seostada, eks ole, et nagu ma kujutan ette, et vana šamaan oli ikka tegi häält ja kõik, eks ole. Lähme nüüd mitu tuhat aastat tagasi, eks ole. Aga et kas see on seostatav näiteks sama ateistliku kasvatustööga nõukaajal või on see vene pappide survega või nende islami vaimulike survega, et ei tohi olla teistmoodi, sa pead õigesti väljendama ja siis, et seda varjata, et siis läks see vaikivaks palvetamiseks. Ma ei tea. Selle kohta ei ole teada, ei ole seletusi. On teada, et mõned varasemad etnoloogid, kes on käinud Varketmoodias, on öelnud, et neil on väga ilusaid tekste. Kuidas nad seda teada said? Ilmselt sellepärast, et keegi informeeris. Ma tean seda, et Lõuna-Murdimaal on üks koht, kus tänapäeval toimuvad ja on toimunud kogu aeg traditsioonilisi palvusi. See on üks koht, kus inimesed ei ole risti usustatud, nüüd natukene on ka, aga see ei ole oluline. Ja nad teevad oma palvusi 2 korda aastas. Eriti 2 klanni teevad. Üks klann on selline, kus käivad kõik, aga organiseerib üks klann ja kelle liige on see ohvripapa ja teine on see Keremeti oma, kus käivad ainult mehed, kus naised ei tohi käia ja mis toimub öösel. Lihtsalt mehed toovad koju putru ja siis süüakse koos hommikul. Nüüd seal ka palvetatakse vaikselt. Ja ohvripapaid on selle tõttu, et keegi ei tohi teada, mida me räägime. See on nagu saladus. See ei ole muidugi teaduslik seletus. Ma arvan, et hirm võib olla olnud selle põhjal vähemalt
Udmurtimaal, sest õigeusu kirik on olnud päris kuri nende paganate vastu. Tatarstanis me teame, et nad ei ole survestanud. Ja Oleg arvab, et paljud need ohvripapid ei olnud väga tõsised ja ta kahtleb, kas nad tõesti palvetasid ja sellepärast väga tahab, et tuleks see komme tagasi, et ütelda see palve valjusti. Nüüd teistes kohtades, Baškortostanis, kus need palved on igapäevane asi, seal palvetatakse valjusti. Ja me oleme kogunud koos Ranus Sadikoviga, me oleme kogunud umbes 160 palvet, tekstit udmurti keeles, murdelises udmurti keeles. Need on kõik need palved, mis on kogutud kunagi selles regioonis. Nendes on võib-olla 50, mida meie ise oleme kogunud, kus me oleme käinud palvustes ja oleme kas lindistanud või võtnud, pildistanud paberid, millest nad lugesid. Ja ma valmistan teaduslikku väljaandmed praegu selles, ma loodan, et järgmisel aastal oleks see valmis. 3 keeles. Lubadus on nüüd antud. Lubadus on nüüd antud. Jaa, aga see lubadus on mul antud endale. Me oleme tegelikult umbes 130 neist avaldanud udmurti keeles ja Baškortostanis ja me oleme püüdnud neid jagada nendele ohvripappidele, et neil oleks neil oleks olemas, millest toetuda, sest paljud udmurti papid ei tea alati, kuidas palvetada. Näiteks, kui sind kutsutakse uue kodu pühitsema, mis sõnad? Ja nad on kasutanud mingid raamatud, mis on välja antud Udmurtimaal, aga need ei ole päris samad traditsioonid. Nii et nüüd loodetavasti on olemas neil sellised materjalid, aga see, mida ma praegu valmistan, on selle originaalne tekst, nii nagu ohvripapid kasutavad seda, venekeelne tõlge, ingliskeelne tõlge, kui võimalik, kui on lindistus, dialektoloogiline transkriptsioon, märkusi ja muidugi seletusi, et kus, kes, millal ja pildid. Hetkel on mul 110 lehekülge. Nii, aplaus. Aga nii, kas on veel küsimusi? Põhiline keel, millega nad iga päev suhtlesid omavahel, kas see oli nende oma keel või vene keel? Seal on nende oma keel, absoluutselt. See ei tähenda, et linnas on ilmselt vene keel, aga seal oma keel, külas on oma keel. Oma keel, see tähendab murdeline udmurti keel, nende mure. Sellepärast, et udmurti kirjakeel on veel midagi muud, mida kõik mõistavad, aga see paneb inimesi naerma. Mina ei räägi muret, mul ei ole udmurti muret. Mina olen õppinud kirjakeelt. Ja kui mina räägin küla inimestega, väga sageli tädid pahvatavad naerma. Ta ütleb ema nii. Okei, udmurti keel. Ütle meile midagi udmurti keeles. Ma rääkis ka. Mõnam tušikit. Rääkis tatın udmurti osvanja. Vola. Mis sa ütlesid nüüd? Ma ütlesin, mul on väga raske rääkida niimoodi, aga siin ilmselt udmurti ei ole. Kas on udmurti? Ei ole või? Ma ütlesin niimoodi.
nii, aga kui ma küsiksin veel lõpuks ühe küsimuse, et kui võrrelda nüüd see ikkagi 1993 ja 2007, mis see kõige suurem muudatus, mis sa arvad, on olnud või oli see kõik ikkagi täpselt seesama või kuidas tundub? Mulle tundub, et need rituaali oli üllatavalt sarnased. See oli tõesti, minu jaoks ma ei oleks oodanud seda. No, erinevus on see, et inimesed vananevad, aga no, see on loomulik, et küla on ilusam selles mõttes. Küla on vähem räänas. See põhitänav on täiesti korralik ja on asfalt ja... Aga nutitelefonid oli juba vähem. No, ja võib-olla jah, väga õige. Seda me märkasime kooliaega, et meie dokumenteerisime, aga nemad dokumenteerisid ka. Selles mõttes nemad tulid oma kaameratega, oma nutitelefoniga, nad filmisid, nad pildistasid. Nad on teadlikud, et see on üks väga väärtuslik asi. Ja see on tõsi, seda ei olnud 1993. aastal. Ma küsin, kas see kontingent rahvas sealt, kas nemad oskasid ka vene keelt? Iga päev koolist kooli. Saadetakse Venemaalt välja, kui ei oska. Kõik, on ikkagi mõned tädikesed, kelle vene keel on väga nõrk. No mina elasin näiteks Baškortostanis, me elasime ühe loomatalitaja juures, kellel oli suur maja. No, ta oli lesk, tal oli 3 last, kõik olid abielus, keegi ei elanud kodus, nii et tal oli suur maja ja vähe rahvast. Nii et me elasime tema juures, ta oli väga õnnelik, ta ütles, ta magab paremini, kui meie oleme siin. Eriti kui suur mees nagu Liivo on seal. Ja tema vene keel oli hullem kui meie oma, kahtlemata. Tema udmurti keel oli väga sorav. Ta patras nii kui, see oli väga tore, ta oli väga palju rääkida külaelust ja nii edasi. Aga udmurti keeles oli pigem, et ei taha kušet, no, selles mõttes. Nii et inimesi, kes oskavad vene keelt nõrgalt, kes ei oskaks üldse, ma ei usu, et on. Ma ei usu, et on. Mõnikord keeldutakse, ma olen käinud seal Mari külades, siis öeldi, et aga miks sa tulid meile külla, kui sa isegi Mari keelt ei oska. No, ja siis ma pidingi õppima seal uniksõnu selgeks, et saada mett ja mune kätte. Miks sa tulid meie külla, kui sa Mari keelt ei oska. No. Aga no niisugused asjad on ikka haruldased. Muidugi tööstuslikku osa seal maal ju ei ole, see on kõik niisugune põllumajandus. Jah, seal, kus meie käisime, ei ole seda tööstus, oli kolhoosid. Ja olid tugevad kolhoosid, udmurti kolhoosid olid tugevad, sest teatavasti, ja kõik tatarlased teavad seda, udmurtid on töökad. Seda kõik tatarlased ütlevad, ja, udmurtid on töökad. Olgu, Eva, teeme nüüd ühe suure aplausi Evale. Ja siin on väiksed kingitused sulle.